Oli sügise algus. Lisaks kalendrile andis sellest märku ka üha kasvav tunne minu sees. See ei olnud kurbus lõppeva suve ees. Pigem oli see rööm algava sügise ees. Aasta kõige ilusamate värvidega aeg. Sügis, see on looduse triumf. Viimane akord enne kuude pikkust talveund. Minu jaoks on sügis lemmikaasta aeg. See ei ole alati nii olnud, aga ma arvan, et viimased aastad on selle tinginud. Et suvel ma olen hästi hõivatud töiselt ja kui siis saabub sügis, siis minu jaoks on selline vabanemise hetk, kus mul tekib lõpuks hingamisruum. Ja kui me vaatame loodust, siis looduses on natukene samamoodi, et eelmisel talvel kuskil lume all hakkab vaikselt taimering kasvama ja sügiseks siis saabub selline justkui kulminatsioon või suur finaal, kus korraks on kõik puud on sellises kirevas leherüüs ja saavad valmis viimased viljad ja muidugi ka seened metsa all. Ja pärast seda saabub selline eriline vaikus ja pimedus, mis paljude inimeste jaoks tekitab kõhedust. Aga mina kasutan seda aega just ära iseendasse vaatamiseks. Ma nimetan seda mingis mõttes ka selliseks hingepõhja kukkumiseks, et kus sa tegelikult läbi selle pimeduse ja vaikuse langedki kuskile sügavamatele tasanditele, kuhu sa suvel tavaliselt ei küündi, sellepärast et suvi on selline rõõmus ja selline helge aeg, siis on kõik kuidagi lihtne ja muretu, aga sügisel sa kuidagi hakkad tundma sellist omamoodi ängi või sellist natukene sellist muret hinges ka ja minu arust see on selline loomulik osa inimeseks olemise juures, et see ongi selline koht, kus sa saad tutvuda natuke oma sellise varjupoolega, et kes sa seal sügaval hingesopis oled. Ja läbi selliste kogemuste ma tunnengi, et ma kuidagi suudan tänu sügisele teha ka paremaid valikuid elus. Et kui sa ikkagi võtad selle aja omaette olemiseks, kui ka mingis mõttes sünkroniseerud selle loodusrütmiga, et ka loodus võtab aja maha, et siis selles samas taktis kuidagi sa hakkadki tundma seda, et mis on sinu jaoks elus oluline ja mis asjad sind kõnetavad, mida sa tahaksid teha ja kuidas sa tahaksid elus edasi liikuda. Oktoobri lõpuks oli värviline sügis jõudnud lõpusirgele. Sel aastal saabus ta tunduvalt hiljem kui tavaliselt. Vähemalt mulle tundus nii. Soe on küll olnud, kuid see ei vähendanud ülekullatud puude pakutavat visuaalset naudingut, mis andis märku saabuvast pimedast ajast. Novembris ja detsembris võiks igaüks leida tee enda sisemusse ning endalt küsida, kes ma siin olen ja miks ma siin olen, et valge aja saabudes uuesti õiges suunas teele asuda.
ma olen sulle väga tänulik, kui sa selle video vaatamisega päris lõppu välja jõudsid. Ja kui see video sulle meeldis, siis ma olen veel tänulikum, kui sa lähed vajutad video all like nuppu. Ja kui see video sulle kohe väga meeldis, siis kaalu ka varianti, et seda videot enda sõpradele jagada. Ja jah, nii ongi. Aitäh sulle!